tempokas liikuda. Et kuidas see liikumine oleks siis terviseks. Minu soovitus umbes üle päeva nädala lõikes. Ja muidugi aasta ringselt. Tund aega oleks vaja liikuda. Et üle päeva tund aega. Alla poole tunni peale mõtet üldse minna, riidesse paned juba välja läheb. Et poolest tunnist pihta ja tasapisi tõstke seda ajapikkust. Et mingi aja pärast peaksite suutma tund aega liikuda. Jällegi siin on füsioloogiliselt uuritud, et kes tahab kaalu maha võtta. Ütlen kohe, alla tunni aeroobset koormust ei põleta teil eriti palju üldse raske. Et seal on antud soovitus tund-poolteist. See peaks olema teile sobiv tempo. Ja subjektiivselt saab selle järgi, et ikkagi ta peab olema kiirem kui tavakõnd. Selg läheb märjaks, daamidel põsed roosaks. Aga peaksite suutma juttu ajada. Jutu ajamise tempo. Ja muide, mul paljud tuttavad käivadki kahekesi. Ütlevad, et jube mõnus on, saad juttu ajada. Katsu sa joostes juttu ajad tund aega. On ju, aga kepikõnnil väga mõnusad. Panete niisuguse paraja tempoga, ajate muudkui juttu. Niisugune, ütleme, meie vanustel on lihtne valem. 180 miinus vanus. Et kui ma olen 60-aastane, siis 120-se pulsiga, 70-aastane 110-se pulsiga, 80-aastane pulss 100. See ei ole palju seal. Kui juba raske hakkab, laske tempo alla. Vot eriti on ohtlik see niisugustel suurtel rühmadel või siin kampaania korras aetakse kõik liikuma. Ei tohi kõik koos minna, igaüks tuleb oma tempo. Et see ole lihtne valem. Regulaarselt umbes tund ja oma tempo ja tervis tuleb. Tahte näha. Ja õige tehnikuga. Ja ma siis näitaks tehnika. Need või? Ei. Luukepid. 25 €. Ma kuulsin ju vahepeal, ma olen rehepapi targustused ka. Ma ka ikka käin metsas tegelikult suusatamas. Nendega. Kõige valusam on vaadata siis, kui suusakepid on niimoodi käes. Kui niimoodi pannakse kepid käele ja siis lähevad. Siis kui sõidan metsas, kuskil Tallinnas seal Arku metsas, koju seal on 10 kilomeetrit, lapsed, 2 väikest last, oli see vanaema või ema, ma saan aru, nad oli nii väsinud ja ma ei saa, mõtlesin, et jäävadki metsa, siis ma läksin. Me olime laagris, olime Soomes Kuopios laagris ja oli veteraanide MM ja hüppavad vanamehed. Siis ma mõtlesin niimoodi, nüüd ma mõtlen nagu teistmoodi. Ja 86-aastane. Hüppab midagi, 40 meetrit hüppab, kõik on okei. Suusad seljas, käib, kõik on. Ja siis ma vaatasin, mis autasustamine oli. Siis oli abi vaja, 2 meest tõstsid sinna pedestali peale. Aga need uued rihmad on juba sellised, näete, pöialad siis. Ma ütlen kohe, et ärge tõmbake seda rihma liiga kinni, ta peab küllalt lõdvat olema. Ja kepikõnnis on see ka viga, kui te võtate rusikas. Näete, see rihm hoiab teda niimoodi. Kui te rusikas hoiate, ei saa tõugata, see teravik läheb taha üles. Pan kepi maha ja enam esimene, mis tehakse niimoodi käega liigutada. Noh, mitu kätekõverdust jõud teha? Ei ole proovi. Nii, aga kui keppidega käid ja teed kätekõverdusi, 2 tundi, mitu teed? Loomulikult oled väsinud, ei saa midagi teha. Siit koha pealt järgi ei tohi anda. Nüüd 1 minutiga ma õpetan teile õige tehnika ära. Ma näitan praegu siin 3 harjutust. Et esimene ring ma teen keppe üldse kasutada. Kui teil on kepid õieti käes, nad ripuvad. Käsin käed alla lasta rihmadest või siit kepid lahti ja kepid las lohisevad. Kätega ei tee mitte midagi, kätte ei võta. Et esimene ring harjutan ainult seda pikemat sammu üle kanna astumist. Nii. Esimene harjutus see. Teine ring lähen niimoodi, et käed hakkavad pendeldama, nagu tavakõnnil, vastas käsi, vastas jalg. Aga rõhutan, mõelda ei tohi, kui mõtlema hakkate kohe sama kätte. Samamoodi lohisevad all, kätte ei võta veel. Aga nagu tavakõnnil.
Näete, käed rippuvad. Lõbakõnd, käed rippuvad. Ja nüüd 3. ring. Võtan juba tõukan. Ja te tunnetate ära selle koha, kus see teravik maha läheb. Ta iseenesest, kui hakkad kätt taha viima, ta läheb maha. Seal võtke kätte ja tõugake. Et näete, algul läheb nii, hakkad pendeldama. Ja nüüd vaadake, ma võtan siin kergelt näppude vahel, hakkad tõukama. Näete, niisugune lõbakõnd, aga käsi tõukad. Õnne, nii palju õnne. Ja näeme, pealt vaataks on meil jänesed, lambad. Jännesid lambid ka ajama. Jõuate ka, jah. Aga tegelikult tuli mul üks äriidee, Tiit, et kui sa need kepid maha paned, kui Eesti omad olid 25 eurot, siis nendele tuleb 0 juurde kirjutada. Rohkem, 2 nulli, 2500. Päevakeskuse 4. suvepäevale. See toimub juba 4. korda ja see on meil ikka olnud niimoodi, et suviti on see suvepäev Võrumaa erinevates looduskaunites kohtades ja erinevate teemadega. Ja kõik need teemad on valitud nii, et nad toetaksid eakate tervist, heaolu ja elukvaliteeti. Me oleme rääkinud ravimtaimedest, oleme rääkinud metsaväest ja vaimust. Eelmisel aastal oli meil vesi teemaks, vesi kui elurõõmu allikas. Ja suvepäevade idee on tulnud meil Ere Unglalt ja hoo sellele sisse on andnud tänane linnapea Anti Allas, kes on ka ühtlasi meie suvepäevade patroon. Täna me räägime kepikõnnist ja kuidas siis õigesti keppe kasutada, kuidas õigesti liikuda looduses ja mida see liikumine inimese organismile annab. Peale selle on meil erinevad liikumisharrastuslikud tegevused nagu otsa, mölki, sulgpalli täpsusvise, pentang, tasakaaluharjutused palgil ja nii edasi. Ja igaüks saab kaasa lüüa nendes tegevustes nii, nagu võimed ja vaim seda lubavad. Ja eraldi on meil siis kultuuriprogramm, mis on seotud Lepistu kooliga. Kuna kõikidel meil eakatel on head mälestused kooliajast ja nendest toredatest endisaegsetest koolimajadest ja kuna meie läheduses siin on Lepistu kool, siis ongi meil plaanis minna ja külastada seda kooli ja hiljem räägivad endised töötajad ja õpilased oma mälestustest kooliajast. Ja selle vestlusringi eestvõtjateks ongi Anti Allas, Tiia Allas, Kalle Nurk, Ainu Kööts ja teised. Peaks tulema selline hästi tore helgeid mälestusi kumav vestlus. Kuna selles koolis on õppinud ka kirjanik Juhan Jaik, siis tema loominguainetel me saame vaadata näitemängu Pärandus, mida esitavad Põlva harrastusteatri näitlejad. Peale selle on meil Simman koogi ja kohviga ja külalisesinejaks on meil kohalik tantsurühm Koidukiir ja hoogu juurde annavad meie päevakeskuse seeniortantsijad ja kogu see seltskond, kes meil siin täna koos on. Nii et peaks tulema selline tore, mõnus üritus, kus
saab nautida kaunist Rehepapi talu loodust, seda külaelu, seltsitegevust ja samas ka liikuda ja sellega toetada oma tervist. Mõtte suvepäevade korraldamisest tuli siis Ere Kunglalt, kes on meil päevakeskuse nõukogu esimees ühtlasi, ja selle mõttetalgu, üldse meie päevakeskuse tegevuse mõttetalgutel osales ka Anti Allas ja tema siis pakkus välja kohe mõtte, et esimese suvepäeva võiks korraldada giidil, kuna see giidi jääb tema praeguse nagu maakodu lähedale ja ta tundis sealset loodust ja võimalusi selle looduspäeva läbiviimiseks. Hästi äge suvepäev oli, erinevate raskustega matkad seal ümbruses ja ikkagi nende tervendavates loengutel, mis siis toimusid. Et kõik see oli hästi tore ja Anti nagu ise võttis ka sellest nagu hoogu ja ütles, et vaat see üritus peakski siis nagu suviti ikka eakatel olema. Ja nüüd ta ongi siis võtnud osa kõikidest meie nendest suvepäevadest ja võimaluste piires siis kaasa aidanud nende läbiviimisel. Ja tänagi on ta siin hommikust siis õhtuni ja osaleb nendel tegevustel ja ise ka siis viib läbi selle kultuuriprogrammi. Puiavarju. See oli See on jäänud, et majandus me siin ära mahtusime. Ikka veel. No tulge. Nüüd on niimoodi, et ma räägin ära, et me oleme siia Lepistu kooli juurde jõudnud ja no ma ütlen siis kooli peremees ja kooli perenaine on teie vastas, eks ju. Ja nad räägivad teile endast kindlasti lähemalt. Tere! Mina olen Aivo, tema on Merike. Ja me oleme siin, me nimetame seda teie vana koolimaja nüüd, on kõik siin koolis käinud või kes? On jah. Me nimetame seda teie vana koolimaja nüüd oma koduks. Et vana soliidne maja ja seisis pikalt tühjalt ja vald teda ei tahtnud ja keegi muu ka ei tahtnud ja siis me mõtlesime, et paneme selle maja uuesti elama. Et me oleme siin aasta otsa olnud, natuke juba peale võib-olla, et peaaegu poolteist aastat oma 5 lapse ja väikese šokolaadi tootmisega ja nüüd me üritame seda vana maja taas nagu elule äratada ja siia uuesti inimesi kohale kutsuda. Ma näen, et see on meil juba peaaegu õnnestunud. Juba on 100 kohal. Esimese 100 on kohal. Rohkem reklaami. Jah, et osa majast on veel siuke, kus on siis nii-öelda meie oma elamine ja korter ja siis suur osa majast jääb ikkagi nii-öelda, no ütleme siis nagu avalikuks majaks, et meil tuleb siia kohvik, meil on siin väike tootmine ja meil tuleb siia ka niisugune väikene külastemaja, aga noh, see kõik on nagu arengujärgus alles, et iga asi võtab aega ja nõuab ka ressurssi, nii et eks me siin jõudumööda kõik teeme.
et samamoodi see vana kooliaed ja hoob, et proovime sellest ka nagu jagu saada ja silmale ilusaks teha, et tööd on siin palju ja eks me võime sees näha ja vaadata siit, et mis nagu ta praegu on. Et aasta tagasi oli ta võrdlemisi räämast, oli seisnud nüüd 6 aastat, 7 aastat tühjalt vist või. Et niisugune vana nõukahõng oli veel kõvasti juures asjalu, et nüüd üritame taastada seda algset nii-öelda vanad põrandad, vanad seinad, tuua uuesti välja, teha nad uuesti selliseks, nagu nad olid Eesti ajal, nagu nad vana Eesti ajal. Said Võtame see pilti.
On kõrgelt mäest, Tiit teeb nagu kõige rohkem tööd või? No meil olid siin väiksed marusad poisid küll. Teeme neile kõigile üks kõva aplaus. Siin on meil, kes meil on külas täna? Šokolaadipoiss, käsi püsti. Siis on filmimis Kalle pojalapsed ja lapselapsed. Käed püsti. No ja kes veel on? Käsi püsti. Henri ka, käsi püsti. Tubrid poisid, näitasite, kuidas asi käib. Ja Anti sõitis ka alla, tubrid. Näitasid ette, et ega siin varsti ongi, et kui Võru linnapea juba, siis ma arvan, et äkki Võru linnapea toetab ja vanasti oli äge koht, oli Antsumägi. Antsumägi oli tõeliselt hüva koht, see mäerekord on seni minu nimel. 57,5 meetrit sai seal hüpata. See oli väga kõva vastutuulega koht. Ja seal oli väga hea hüpata. Nii et äkki Võru paneb õla alla ja teeme seal jälle asjad korda. Viime tuuvid sinna ja tõstuk on olemas ja mis on siis? Poiss on ikka, kes tahavad teha. Anna see väik pealtvaatajale. Muidugi, tema on mul terve päev abiks siin olnud. Juba eile. Põhiabiline. Kui Astrid võttis ühendust ja et 6 sel aastal teha, siis mõtlesime, et tegelikult väga hea koht oleks Roosiku. Et hakkas nagu see, et kus oleks mingid pärimusega seotud või vana koolimajaga seotud ja siis loomulikult tuli Lepistu kuul meelde. Et minul endal on siin ikka väga soojad mälestused, kui ikka 7,5 aastat sai siin käidud ja noh, ma olin nagu võib-olla pisut rohkem ka seotud kui ainult õpilane, et mul ema ka tuli kohe siis siia tööle, kui kooli tööle, kui mina tulin esimesse klassi ja siis mul on väga siuksed värvikad mälestused sellest koolimajast ja et olin seal, naljakas kui see ole, et hästi palju on WC-ga seotud. Et see, kus oli kõikide jaoks WC, et siis seal ei olnud haaki ees ja seal said ainult tunni ajal käia, siis muidu löödi uss vallal ja kogu kuul käib enam-päev müüda. Aga siis seal selle kooli söökla taga oli väike siukene endal kokkadõmmaid, et seal oli siis hea käia vahepeal istumas. Aga aga tegelikult Lepistu kool oli siuke, mis nüüd öelda, hästi selline tegelikult teistmoodi kool, et siin oli sellised väga, mõned asjad olid väga teistmoodi ja väga nagu head ja eredad, et selle eesti keele õpetamine ja siuke oma asja ajamine ja siuke, eks sealt midagi jäi külge, et mul on siiamaani üks luuletus meeles, et kui oli mingi etlusrühmaga läksime jälle kuhugi maakonda võistlema, siis oli üks siukene lõigukene, et olen metsa uhkuspõder, halva hirm ja heale sõber. Ja siis minul oli veel mingi taoline lõik ka, et ei veereks vaenuvanker kõmisedes üle kingu, et ei tuleks enam iial, aga ma ei mäleta nüüd mida. Ühesõnaga, siis oli midagi seal lõpus. Ja siis, et nüüd kui koolimajas sai käidud, et siis selge on see, et mis meil on nagu väga äge üllatus on, et see küla elab vist rohkem kui ta siis, kui ma koolis käisin, et nagu uus elu on siia külla sisse tulnud, et Vilmia küll, et on siin nagu kohalik sool, kes on siis kõik need erinevad ajad kokku sidunud, aga rõõm on näha, et on siia tulnud jälle uusi inimesi, kes on tulnud oma vanaduspõlve veetma, aga küla on väga korras ja muidugi siin samast kõrval see talu, minu klassiõe vanemad siin majandavad,
et noh, tänu võib-olla nendele on jällegi see maastik siin avatuna säilinud, et siin on üldse niisugust loomapidamist ja asja olnud, et tõeline niisugune nagu romantiline koht praegu võib öelda, et loomad, lehm jooksis meil taga, kui me kooli juurde kõndisime ja siis ja muidugi koolimajas sees on ikka väga-väga hea, et no niisugune vahva noor pere on endale kodu leidnud ja töökoha siin ja mitu last, et ma ütlesin ka seal kooli juures, et nad ütlesid, et hästi palju, et kõik töö on seotud nüüd selle maja korda tegemisega, siis ma ütlesin, et tegelikult võiks kõige rohkem platsi tegemise, et kooli jälgi uuesti käima panna. Et tegelikult seal midagi praegu puudu ei ole ja mina nagu oleksin parema meelega kindlasti sellistes klassides õpiksin, kui mul võimalus oleks tagasi kooli minna, kui minna nüüd siis Vahtsesse, kas siis euroremonditusse või lausa uude ehitusse, nii et siin on see õhk ja kõik see on nagu palju parem. Ja tegelikult kõik on veel võimalik, et kuidagi niisugused positiivsed tunded on selle kohaga, et mul on niisugune tunne, et siia tuleb ükskord veel kool tagasi. Ta võib esialgu küll olla sellise väikese erakoolina, aga võib ka vabalt kasvada, sellepärast et ega üle Eesti on veel palju näiteid, kui sellised noored, veidi teistmoodi mõtlevad inimesed tulevad kokku ja see küla sobib selliseks kommuuntüüpi elukohaks väga hästi. Et kus sõbralikud elatakse koos ja kus igaüks teeb seda, mida ta oskab ja jagatakse omavahel seda, et Eestis selliseid näiteid on, et mul üks väga hea sõber Umbusil Põltsamaa lähedal sarnaselt sellist asja samuti vana kooli baasil üles ehitab, et kõik on võimalik, et igal juhul väga hea tunne siin olla praegu. Esimene kord käisime tõesti giidil, giidi on minu nagu vanemate ja minu nagu naabertalu maal. Et see on selline koht, millega minu teised lapsepõlve mälestused on seotud, et see oli selline tollal nagu teine maailm, kus siis oli Vermo suvilana, oli sinna siis rajatud niisugune puhkekeskus, mis minule tundus nagu ääretult uhkena, niisugune suursugune, et tookord niisugused maamajad olid küllaltki tagasihoidlikud, aga kui läksid sinna ikka ilusa paksu laudvoodriga sees tehtud ja ülevalt kõrgelt said alla vaadata ja see on ka üks väga ideaalne koht nagu selliseks ürituse tegemiseks ja seal oli meil, et see üritus sai sealt sellise hoo sisse, et ma ei usu, et see kunagi enam seisma jääb. Et inimesed muutuvad tegelikult, kes julgevad või jõuavad kodult välja tulla, need muutuvad järjest nooruslikumaks. Ja siis see nagu koos käimine, enda liigutamine ja vaimu vaba hoidmine hoiab nagu noorena ja tervena, nii et ma arvan, et sellised kooskäimised jätkuvad veel väga-väga pikalt. Ja 43. Uus tšempion, mis sul nimi on? Perekonna nimi. Ma tappa inimese ära, ei saa midagi. Nägid, ma ütlesin, et Kestil on ühe hästi. Ma ütlen, et Kestil on iga üks tegema ühe viske, kes lähemal jääb, tosab. Ütles lähed saia taha, muidu ei tea. Ei, ma mõtlesin, et läheb kaugemale. Et kaugemale läheb. Ei lähe. See ongi see mõte, et lähemale saab. Ei, ma saan aru. No nüüd sa saad. Ei, ma saan aru, aga enne... Ja nüüd oma silitse siin 4 silist kõigepealt. Nüüd punane lähemal, näed. Punane saab 1 punkti. Nüüd selle teine sinine on lähemal.
ta ei saa rohkem. Näiteks, kui neid siin poleks, oleks 3 punast. Saaks 3 punkti. Saaks 3 punast on nüüd. Aga mitu punkti sinine saab nüüd? Palun. Mitu punkti sinine saab? Kudamoodi see asi käib. Mina olen rumal esimene kord. Mitu punkti sinine saab? Mitu sinist sai enne nüüd? No sinine ei saa nüüd midagi. Punane on lähemal. Saingi aru. Mida lähemale saad selle... No see valge pall visatakse selleks välja, et siia lähemale visata. Mitte mulle lähemale visata, aga sellele pallile. Teile pihta. Pange selge, proovime siis. Ma ei tea nii palju, kui kaugemale Hendrik, saad pihta ära tee. Tehnoloogia on õige. Teooria on õige. Ma viskan nood. Et aga hakkame siis pihta, et kõigepealt teeks üks väikse tutvustusringi, et mul on ääretult hea meel näha siin selle külaga väga-väga oluliselt ja kaua seotud inimesi, kes on seda küla elu siin aastaid ja seda koolielu kujundanud, et meil see teema, kui me hakkasime seda suvepäevasid mõtlema koos Astritiga, et kuhu tulla või mida teha, et siis tuli niisugune kohapärimuslik mõte ja oli nii, et tuleme kuhugi sellisesse kohta, kus tegelikult see kultuurilugu ja inimeste elud on kuidagi väga-väga haakunud ja on kindlasti kujundanud paljude inimeste tulevikku. Ja siis ühe võimaliku kohana sai välja pakutud siis see kotus, ehk siis Lepistu kool, Roosiku küla. Ääretult oluline koht ja loomulikult kõigil mul paremal käel istuvatelele inimestele ka veel palju rohkem, et mina olen siis selles Lepistu koolis, mida me täna külastasime, käinud 7,5 aastat. 2008. aastal oli siin palju lapsi. 25 last. Kui mina käisin koolis, siis aastatel 85 kuni 91 oli kuskil 100 kanti. Et seal 90ndate algusest vist oligi kool kõige suurem. Suurusjärk palju, 132 oli kõige rohkem. See koht on ju rajatud tegelikult talumeeste enda poolt. Kool on täna juba kuskil 130 aastat vana, on umbes. Hakkame sealt poolt pihta. Kalle Nurk. Kallet te kindlasti kõik teate kõige rohkem vist rahvatantsijana. Olete näinud igal pool esinemas. Väga kindlasti selle koha sool. Loomulikult selles koolis käinud ja nüüd on ka välja antud Kalle poolt koos kellega see raamat? Peeter Lastinguga siis väga mahukas kogumik siis selle kooli ajaloosas. Edasi minu hea õpetaja Ainu Kööts, kes siis olid alguses algklasside õpetaja. Siis olid vene keele õpetaja ja õppealajuhataja ja siis viimane koolidirektor, kellel tuli siis see päris õudne toiming teha, ehk siis kool kinni panna. Minu paremal käel on minu õde, kellel õnnestus see kool lõpetada erinevalt minust, et minul tuli ennem Rõugesse ära minna. Jää puhtas luuletemplisse. Jää puhtas luuletemplissa. Laul kosku kõgõ sääl, ku pohhav kuusi. Ja kotsil Munamäe ja Võromaa viil hõlju, vanemuine, nagu linnuk. Sääl õnne, sääl laulu esämaa, niisama igaveste võimat iloga. Kus ole sulle kasunud, mu Võromaa? Kus ole sulle kasunud, mu Võromaa? Ja tollest aost, ku edinast kõrd näi, su kaetust minu pääl ma peättämän. Sealt üle sinu mutsu kauga Munamägi. Tuus aost sa minu hinge jäänud elämä. Tuis mu laul on sulle tänu ainult, et laulrikkust minu hinge oled hülinud. Mu hälvaid, mu kodu
Võromaa, kon sinikupulitsed kumarusi kundi. Mu laul on sulle, tõisilda ei saa, ja pohised on jõuskva pärli jõud. On murma terve kirek millega, jääb ikka sulle templissa. Kuis ole sulle kasu, mu Võromaa. Lepistu kool oli omamoodi nagu selle poolest ka, et ma lugesin ja tuletasin jälle sellest kooli mälestuste raamatust meelde ja mis ka endal oli meelde jäänud, et nii kui mina olin tol hetkel kes oli direktor, et Aini Järgpõld ja siis ka eesti keele õpetaja Hele Kaidma, et nad mõlemad olid nagu eesti keele taustaga või filoloogid, olid nad filoloogid siis, eesti filoloogid ja siis tegelikult millega jälle Lepistu kool nagu silma paistis, et kui siin oli see luule lugemine ja läks niisuguseks hääldaks, siis tegelikult ega neid koole väga palju ei olnud, kus õpetati lisaks spordile ja kõige muule ka seda, et just niisugust nagu kunstlugemist või ilulugemist. Et mul on siiamaani, et ma juba kellelegi jõudsin ette kanda, et ma läksin seal koolis põlema, et tuli ka meelde, et mina pidin ka kunagi esitama sellised vead, et ma olin tookord suhteliselt pikk poiss, need 2 või 3 klassi poistest nagu pikem isegi, või 2-3 aastat vanematest poistest pikem, ja siis minu see väike reakene selles siukesest, kõik lapsed olid siis lava peal, igal ühel olid omad nagu ütlemised ja minul oli midagi taolist, et olen metsa uhkus põder, pidi niimoodi peaga ülespoole, halva hirm ja heale sõber. Ja pärast tuli veel siukene väike lugu, et ei veereks vaenuvanker kõmisedes üle kingu, et ei tuleks enam iial, aga ma ei mäleta mida. Sutka! Jah? Kust ta seto taha sai? No tere! Sina, Petra, no tere! No tere, Permane! Kai ilmekord, ma ütlen, ma võtan seekord oma pojaga, ütlen, näe, siin ongi see mu viimane noor poik. Hööde on tal nimi. No teretad sura, perenaist ka. Raastu, Pernana. No näe. Raastu, aga ole ilma märnegi Pernani. Kes nii võib-olla olegi? Sa kuulsid, mida ühtelipäev tüllüpülsega. Setokese noore mu velle. Setokese noore mu velle. Petra nalkas roosaga. Jennot tankam ajama. Setokese noore mu velle. Setokese noore mu velle. Petra parsil magesi. Ja lassaina tugesi. Setokese noore mu velle. Setokese noore mu velle. Ole ka. Aga või vähmali ja siis võtta. Ja proovi ära. Ole ka, nii mul ka. Kes tahad veel proovida? Ma proovin. Ole ta nii hull. Ütelge, mitu pudelit ma võtan siis. Jana. Anna parteisoovide otsus on pärast kohani surma liista sporditaru
Stalini nimelise savoosi koosseisu. Otmene pärandus. Ma tahan esimese suure tänu öelda, ma arvan, me oleme seda tükki nii palju mänginud juba, aga nii head publikud, kui teie olete, et te keelt mõistate ja laulsite kaasa ja nii südamega elasite kõigele kaasa, et meil oli lust mängida, nagu te nägite. Teine tänu Tiia Allasele, kes on koondanud selle Ants Tõivu näitemängude kogumikku ja soovitas meil seda lugu hakata mängima. Naisrühm 2002 sai meil ka nimi pandud, naisrühm oli see Koljukiir. Raske võistlusala oli petang ja seal on ära nimetatud Kaja ja taas Heiu. Palun.
kapell teeb teile ühe tantsuloo ja siis me lähme sööme mitte viimase õhtusöögi, viimase söögi korra, aga täna